Halva tervist. Ahaa, nii, näen, et inimesed on hakanud ka jõudma. Kermo, äkki sa proovid endal mikrofoni maha võtta ja anda teada, kas on mind kuulda. Nii, Aleksei tõstis. Ja nüüd sain liiga ja sind on väga hästi kuulda. Okei. Ma võtsin Alekseil ka praegu selle mikrofoni mute'i või selles mõttes selle kinnise mikrofoni maha, et nüüd on võimalik seda mikrofoni teil omal vabal tahtel sisse ja välja lülitada. Et ma teeksin niimoodi, et kõigil on võimalik vahele küsida midagi, kui selline soov tekib. Nii, ma proovin ka korraks enda ekraani jagamist. Kermo, eks sa saad kinnitada, kas töötab, toimub? Täitsa toimib. Okei, suurepärane. Chati akna endale kõrvale ja siis, et ma näeksin ka nimekirja, kes meil osalemas on.
olen ma kuuldav seni kõigi siin olijate jaoks. On tehniliselt kõik hästi. Jaa, on küll. Suurepärane. Selles mõttes väga palju kogunenud ei ole, et minut on veel ka aega. Ma arvan, et võib-olla ka mõned minutid ootame, et ehk inimesed kõik ei jõua ka päris punkti pealt. Aga kui kellelgi on küsimusi, ootuseid, midagi, mida tahaks kohe jagada, siis mikrofon on võimalik kõigil avada ja kohe tulistada. Et selles mõttes ärge häbenege, seltskond meil suur ei ole, et võib siin hoolikalt arutelu vormis teemast arutada kindlasti. Ma arvan, et ootame veel üks 3 minutit. Tundub, et võib-olla on veel inimesi tulemas. Nii, ma näen, et Meelis on käe tõstnud, et lülitage mikrofon sisse ja räägi, et ma olen kõigil selle mikrofonid lubanud. Et jah, kui kellelgi on mingid küsimusi, mõtteid, ideid, siis on kõigil võimalik kohe vahele tulistada. Aga teate, ma arvan, et hakkame pihta, kes jõuab hiljem, ei ole vast hullu. Minu nimi Taavi Liiv, ettevõte Tulitech ja meie siis tegeleme kõikvõimalike PIM-teenustega ja siis ka mõndade PIM-tarkvarade müügi ja toega. Tänase veebiseminari teemaks on siis SimpleBIM-i tarkvara, millest mõni aeg tagasi tuli välja uus 9. versioon ning selle uuendustest suuresti siis täna räägikski. Et seniks ma panen selle chati väikese lingi ka, et pärast kui on tahtmist vaadata, et mis SimpleBIM-is veel uut on,
sealt on võimalik võib-olla põhjalikumalt lugeda. Täna selles mõttes keskendume mõnele põhilisele muudatusele, nagu reklaamis välja hõigatud, siis SimpleBeam'i BIM Sheet funktsionaalsus on nüüd niisugune kõige suurem muutus ja mingis mõttes võib-olla niisugune revolutsiooniline, et sisu poolest siis see, et see võimaldab Exceli tabeli, mis on tõenäoliselt teie enamike igapäevane väga tuttav tööriist, ära kombineerida siis BIM mudeliga või IFC mudeliga antud juhul. Ja sellel on siis teatavad see annab teatavaid võimalusi nii mahtude väljalugemiseks ehk et mahtude arvestamise poole peal, kui ka siis mingitel juhtudel selle mudeli muutmise ja täiendamise juures. Ja teine niisugune suur muudatus või oluline uus nüanss on siis mahuarvutuste poole peal, millest ma isegi alustaksin, et see mahuarvestuse loogikat on päris palju siin täiendatud ning see võib olla ka, ma näen siin nimekirjas eelarveinimesi hulga, et see võib eelarveinimeste jaoks kindlasti huvitav ja kasulik olla. SimpleBeam tarkvarast veel niimoodi üldiselt, et jah, see täna ongi Eestis vähemalt suuresti levinud eelarve osakondades just eelkõige sellepärast, et sellega on võimalik natukene kehvemast mudelist mahuinformatsiooni välja pööritada. See on võimeline nii-öelda geomeetriast tulenevalt elementidele alternatiivseid mahuinfosid külge genereerima ja lõppkokkuvõtteks, kui kellelgi on ka mingisuguse teistsuguse tarkvara vastu või kasutusharjumus, siis on võimalik see IFC, mahtudega rikastatud IFC-sid eksportida ja kasutada seda mõnes teises tarkvaras. See on niisugune SimpleBeam'i eripära ja kui veel üleüldiselt SimpleBeam'i eripäradest rääkida, siis see andmete kuvamise viis on ka selline, mida teistel ei ole. Ja ta suudabki siis kõikide valikus olevate 867 elemendi andmed grupeerida siia selliselt, et me näeme, et siin on 27 erineva nimega elementi ja näiteks sellest isolatsioon on siin see, et neid valikuid ja filtreerimisi saab siin hästi kiiresti teha. Aga ütlen veel korra, et kõik, kes siia liitunud on, olen teinud mikrofonid selles mõttes vabaks, et kes tahab, küsige kohe vahele, kui mingisugused küsimused tekivad, aga muudel juhtudel käikski selle SimpleBeam'i töövoo läbi ja tutvustaks siis ka neid uusi funktsioone niisuguse hästi lihtsa hästi lihtsa nagu praktilise töövoo näitel. Taaskord on mul siin näidiseks Maleva tänav 18 mudel, antud juhul konstruktsioonimudel. Ja et kui me nüüd näiteks siit mahtusid arvestama hakkame, siis millest me pihta hakkame? Tavaliselt ikka vaatame, kas mudelis klassifitseerimine või grupeerimine on õige, et kas tala on tala, kas plaat on plaat, kas sein on sein, arhitektuuri puhul siis uksed, aknad, kõik võimalikud muud, taldmik näiteks. Antud juhul meile tundub, et jah, taldmik on siin enam-vähem nagu õigesti klassifitseeritud, seinad on ka õigesti, aga kui ma tahan siin näiteks saada eraldi neid välisseina ja siseseina paneele, siis ma peaksin tegema siia endale eraldi grupid selleks.
selle hästi kiirelt tekitaksin. Niimoodi siseseinad. Siseseinad näiteks. Siin veel välisseinad. Et ma natukene hakkasin nüüd kaugemalt pihta. Tegelikult neid gruppe on meil pärastpoole tarvis selles BIM-sheet'i näitamises, aga kuna ma arvan, et see on niisugune asi, mida alati ka üle võib korrata, siis laiema silmaringi mõttes otsustasin seekord selliselt üles ehitada. Nii, ja ma tahan siia tõsta assembly tasandil seinad. Ma tean, et siin sandwich paneelid on need välisseinad. Ja siseseinad olid mul siin ka täitsa olemas. Nii, siseseinapaneel. Tundub ilus. Praegu ei keskendusin sellele, et kas need loend on lõplik või mitte. Aga põhimõtteliselt. Et grupid on tehtud. See on ka üks Simple BIM-i funktsionaalsus, mis kindlasti eelarvestajatele väga kasulik on. See on Trimble Connectiga võib-olla varasemalt kokku puutunud, siis on sarnane nagu Trimble Connectis Organizer. Ja nende gruppide järgi on siis hiljem mahuarvestusi hea teha. Nüüd uuenduste poole pealt. Räägin mahuarvestuste loogika uuendust siin näiteks selle elemendi näitel. Tegemist on assembly'ga ehk koostuga, mis koosneb kolmest seinast. Välimine kiht, keskmine kiht, sisemine kiht. Neil kõigil on mingisugused omad parameetrid. Projekteerija poolt on siia mingisugune küljepindala arvutatud 11,1, 12,7 ja 13,0. Ja kui ma nüüd võtan kogu selle elemendi ehk terve koostu, siis ka sellel on siin tegelikult mingisugune küljepindala olemas. Net surface area, see siin antud juhul on ilmselt siis nende kõikide kolme elemendi kõikide külgede pindala, sellega pole meil palju peale hakata. Aga ja varasemalt Simple BIM nendele üksikutele elementidele suutis väga hästi mahuinfot külge genereerida. Aga nüüd uuendusega tuli see, et tarkvara on võimeline ka sellele koostule varjupindala arvestama, nii neto kui brutopindala. Küsimus siis lihtsalt selles, et kui me võtame siit selle väliskihi pindala, ainult selle halli ala, siis see ei ole see number, mille eest betoonitootja raha küsib. Vaatame seda sisemist osa, siis see ka ei ole. Kui me selle keskmise osa võtame, siis tegelikult see ka ei ole, sellepärast et betoonitootja küsib ruutmeetrit ikkagi kogu selle ala eest. Ja kuidas seda nüüd lahendada, ongi see, et uues versioonis Run Tool ja Calculate Base Quantities, mis ilmselt on juba osadele või paljudele tuttav. Siia on nüüd tekkinud väike kasutajaliides. Ja selles kasutajaliideses on nüüd siis võimalik valida, et kas arvutatakse varjupinnad ehk et projektsioonipinnad siis vist eesti keeles. Ja kas arvutatakse mahud konteineritele. Antud juhul konteineri all mõeldaksegi siis seda samuti assemblit või eesti keeles koostu. Ehk et kui ma tahan, et kolmekihilisele elemendile arvutataks varjupindalad, nii netot kui brutod, ma pean panema siia juurde linnukese. Seda igal juhul, kui teil koostusi mudelis ei ole, siis ärge seda vajutage, see mõnevõrra võib aeglaseks teha seda arvutamisprotsessi, kaua aega võtta. Aga antud juhul on meil seda vaja, siis me seda teeme ja vaatame, kui brutode ära arvutab. Ja edasi on siin veel võimalik määrata sellisel elemendi puhul näiteks ka varjupindalas või üldse pindalades, et kui on mingisugused augud sees, et kui suur on väike auk ja kui suur on suur auk. Ehk et
näiteks betoonelementide hinnastamise puhul on seal mingisugused keerukad valemid tihti, et kas seal mingi 0,1 ruudust element loetakse auguks või loeta. Siis siin on selle suure ja väikse augu piir võimalik ära määrata, et kuidas ta siis seda arvesse võtab. Ja kui on mingid teraselemendid, siis siin on teraseri kaal võimalik määrata. Et see kasutajaliides on siin siis uus ja see konteinerite mahu arvestus on ka uus ja võib-olla mitte esmal pilgul silmatorkav uuendus, aga sellest on kindlasti palju abi. Loomulikult kõikide nende mahtude puhul, mis tarkvara arvutanud on, peab ikkagi inimene kriitilise vilguga üle vaatama, et mingisuguse loogikavigu kuskil siis ei võiks tekkida, et kindlasti ennast välja lülitada ei tohi, aga see on tubli arvutus. Nii, paneme ta arvutama, nüüd ta hetke mõtleb. Nii kui mõtleb, tegelikult mul on siin üks täpselt see sama mudel, millel on arvutus juba jooksutatud. Et võtan siit selle sama tüki ja kui ma nüüd klõpsan siia elemendi peale, siis ma näen, et projekteerija mahud on siin endiselt olemas, aga siia on tekkinud üks sihuke spetsiaalne property set või andmete kogum, mis siis käib kogu selle koostu kohta ja siin on kirjas, et brutomaht 15,15. Sellist numbrit me siit kusagilt ei leidnud, ehk et see area side on 13,7, ilmselt on välimise külje mingisugune maht. Ehk et seda numbrit me ei oleks saanud kasutada. Net surface area ka, sellest ennem rääkisime. Ja shadow net area on siis ilma selle avata. Area shadow small openings, ehk et seal me määrasime selle väikese ja suure augu piiri nii-öelda. Väikeseid aukusid pole. Aga nii-öelda või avasid aga üks ava on ja selle ühe ava pindala on siis 1,32 ruutu. Ehk et siia tekib selline infokogum juurde, kõrgust, pikkust, laiust, perimeetrit ja ruumalat ka. Okei, ruumala antud juhul tegelikult ilmselt oli ka juba siin olemas õige, aga sellise elemendi puhul ruumalaga jälle on maru vähe pihta hakata. Ehk, et on võimalik arvutada mahtusid juurde, aga peab üsna täpselt teadma siis, millist seda parameetrit siin enda arvutuses siis või edasises mahu kokkuvõttes arvutada või kasutada saab. Ja kuidasmoodi see SimpleBim neid asju arvutab, selle jaoks ma panen teile siit kohe ühe lingi. Support side'il on olemas sihuke asi nagu calculate base quantities ja need loogikad on kirjeldatud seal lahti. See link, mis siia chati tuli, saate avada, katsetada, ise vaadata. Nii, aga nüüd ma näitan teile siis tõestust ka sellest, et on see arvutus siin teises mudelis ka tehtud saanud, et tegelikult metsikult kaua aega ei võta. Ja tegelikult on siin mudelis siis ka nüüd kõik need samad numbrid olemas. Ja siin on mul endiselt alles siis ka need grupid. Nii, nüüd edasi. Mahud on meil olemas, kui on millegi pärast soov see mahtudega mudel nüüd kellelegi teisele edasi saata, kes SimpleBimi ei kasuta, siis export IFC alati on võimalik. Teistes tarkvarades on need ka need mahud nähtavad. Aga mahtude väljavõtmist edasi teha on otstarbekas tegelikult ka siinsamas tarkvaras. Ja siinkohal jõuamegi siis nüüd selle sama SimpleBim, vabandust, BIMsheet funktsioonini. Varasemalt ilmselt olete kasutanud table funktsiooni, kuhu saab siis mahte kokku tõsta, summeerida.
see vana table funktsioon on alles jäänud, see toimib ja sellest saab ka BIM sheet'i genereerida. Kui kellelegi see meeldib, siis saab ka seda kasutada endiselt, aga ma näitan täna, kuidasmoodi seda sama asja BIM sheet'iga teha. BIM sheet'i puhul te juba näete siin Excelist tuttavat ülesehitust, rohkem Exceli moodi kui varasem tabelifunktsioon, table, ja selle puhul on siis kaks suurt eripära või erisust. Et esimene on see, et te võite siia sheetidena sisse tuua täiesti suvalisi enda Exceli tabeleid, kus on mingisugused arvutused sees, mingisugused valemid ja nii edasi. Et see on üks eripära ja teine eripära on see, et kui me nüüd oleme mahud siia BIM sheet'i tõstnud või üleüldse mingisuguse mudeli info ja me siit selle Exceli ekspordime, siis BIM sheet'i puhul on see võimalik ka pärastpoole tagasi importida, ehk kui te seal Excelis teete mingisuguseid arvutusi, mingisuguseid parameetreid muudate, siis on see võimalik mudelisse sisse tagasi lugeda. Seda selles mõttes, sellega peab olema nagu ettevaatlik, peate täpselt teadma, mis te teete, aga see on selles mõttes võimalik. Rääkides nüüd sellest, et kuidas moodi olemasolev Exceli tabel siit sisse on võimalik tuua, siis mul on tehtud siin üks selline hästi lihtne taaskord eelarve näitel. Eelarve koondtabel. Kes on professionaalne eelarvestaja, siis tema muigab selle peale, sest see tabel on siin väga lihtsakoeline ja kõik hinnad siin kindlasti ei peegelda mingit tegelikkust, aga siin on lihtne nimi, ühik, maht on siis see, mis peaks mudelist tulema, ühikhind ja siin sees on valemid. Nii-öelda kokku hinnavalem ja siis päris kokku. Ja seda samust Excelit ma siis selle BIM sheet'i põhjana hetkel kasutangi. Selleks, et seda importida, peab Excelit kinni panema. Nii. Ja selleks, et see siia saada, on siin 3 table funktsiooni 3 kriipsu juures niisugune leht nagu Open BIM Sheet or Plain Excel file. Valin siit sama eelarve koondtabeli. Ja sellest tekib meil siin nüüd esimene nii-öelda sheet. Ja kui me siia nüüd peale klõpsame, siis tegelikult me näeme, et siin on need valemid kõik sees. Nüüd jätan selle BIM sheet'i esimese lehe siin korraks kõrvale ja tekitame siia mõned vahelehed, mille peal me siis summeerime kokku siia vajalik olevaid infosid. Näiteks taldmiku maht ja killustiku aluse maht. Sellega tahaksin teha niimoodi, et teeme siia ühe vahelehe. Me nägime ennem juba ülevaatest, et footing, taldmik tundub, et on nagu enam-vähem komplektne. Tõstan selle taldmiku siia Exceli tabelisse. Nüüd tekib mul kasutajaliides. Iga rida on üks element, iga veerg on üks parameeter. Tegelikult parameetrid nii palju vaja pole. Mahuarvestuse jaoks on meil võib-olla siin ainult 4 tükki vaja. Tean, et ma viskan nad kõik välja, part name'i, materiali, nime materjali ja ruumala ja area bottom ehk alumise pinna pindala jätan ma endale siia tabelisse. Ma isegi muud ei hakkagi selle jaoks siia võtma. Materjali järgi tõstan nad gruppi ja mahu ja põhjapindala summeerin kokku. Suhteliselt sihuke lihtne tabel järgi. Nii, taldmik mahud meil olemas. Siin BIM sheet'i osas soomlastele pean veel vähe juhiseid jagama, et millegipärast see asi siin kuidagi nõuab suhteliselt laia rida, võiks olla optimaalsem. Aga ei tea, ei oska öelda. Ilmselt saab seda kuidagi tulevikus paremaks. Nii, ja siia ma tegin grupid
et kui meil nüüd see objektiklass ei sobinud, et ma terve objektiklassi siia tõstan, siis mulle tundus, et siin näiteks siseseinad gruppidena mõistlik lahendada. Tõstan grupi siia, teen samamoodi part name'i, material name'i, mis mulle siin veel tundub. No, tegelikult siin kohal seinte puhul mind huvitabki area shadow cross, area shadow net, ehk et brutopindala ja netopindala nii-öelda varjupindalade näol. Viskan ka materjali järgi nad gruppidesse. On 2 erinevat materjali miskipärast. Võib-olla on see ka lihtsalt bakteeria viga, ei oska kommenteerida. Võib-olla on hoopis selle part name'i järgi mõistlik. Siseseinapaneelid kõik oleks ühtemoodi grupis. Seda saate siin ka teha selles mõttes mitmeastmeliseks, nii nagu soovite. Ja summeerime taaskord. Teeme veel ka niisuguse väikse kontrolli, filtreerime ühele teisele poole, vaatame, et meil tühtisid väärtuseid siin ei ole, kõige väiksem sein on 1,36 ruutu, kõige suurem sein 25 ruutu. Natuke võib ka põhjalikumalt alati süveneda, aga niisuguse põhilise talupojakontrolli saab niimoodi ära teha, et tundub loogiline. Okei, seinad olemas. Võtame siis kiirelt välisseinad ka, täpselt sama loogika järgi. Siin pidulikult ei tee, viskame nad ruttu siia tabelisse kokku. Tegelikult on seda võimalik nagu üsna nobedasti teha, kui endale natuke seda vilumust harjutada. Loomulikult kontrollifunktsiooni ei tohi unustada, see on oluline, et kui nagu päris töös kasutamine on. Nii. Ja nüüd on mul siis mingisugune kriitiline maht elemente siin tabelisse pressitud. Kui ma võtan selle koondtabeli, esimene on mul ilustik alus, aga tegelikult alustame taldmikust. Taldmiku maht oli meil siin täpselt olemas. Footing, volume ja see maht siia hüppas. Korrutati ühikhinnaga läbi, selline number tekkis. Panen siit filiilkäsu sisse. Et ta toob nähtab need elemendid, mis on arvestatud siin. Isegi kui ma selle rahalise numbri peale klõpsen, siis ta näitab mulle, mis selle numbri taga siis peidus on. Nii, järgmine killustik alus. Siin killustik alust keegi mudeldanud pole, aga läheneme niimoodi, mis ma siis ütlen. Läheneme talupoja loogikaga ja võtame siit footingu ja area bottom ehk talumise pinna mahu. Aga kuna ma tean, et killustik alus alati natuke tuleb laiem, siis ma lihtsalt korrutan selle 1,2 läbi. Natuke kiirve arvutus, aga tõenäoliselt lihtsam ja täpsem kui arvutada käsitsi. Siseseinapaneel, samamoodi nagu ikka Excelis linkimine. Võtame brutomahu, arvame, et brutomahu järgi käib hinnastamine. 3-kihiline seinapaneel, võtame välisseintest ka brutomahu. Ja nii on. Ning, et kui me seda siin vaatame, siin ka tekib mingisugune lõppnumber, lõppnumbrile klõpsen. Ahah. Läks midagi veidrat. No nagu ikka, alati ei tule asjad nii hästi välja, nagu nad võiksid. Aga printsiibis on nii, et siin, kui ma need read siit kokku võtan, siis ta näitab mulle, millised elemendid sellel real siis arvestatud on. Võib-olla isegi isolate on kõige parem, et need elemendid on mul kuni siia reani siis praegu arvestatud. Ja selliselt seda tabelit ja mudelit siin on võimalik üles ehitada. Vahepeal oleks soovitatav loomulikult ka salvestada, et kui midagi kaduma ei läheks. Ning seda BIM-sheet'i enda ülesehitust on võimalik ka siin salvestada samamoodi.
et kas kasutada siis selles projektis, kui mudel muutub või teises projektis, mis on sarnase ülesehitusega. Ja selle jaoks on nüüd ka siin niisugune uuendus, et neid BIM-sheet'e, gruppe ja ka table'i ülesehitusi on võimalik nüüd siis salvestada siit lihtsalt kasutajaliidesest. Save BIM-sheet antud juhul, lähme BIM-sheet demo ja mul on siin EK demo näiteks. Selle ma siin selliselt salvestasin. On äkki osapooltel vahepeal tekkinud küsimusi? Tundub, et mitte väga. Et mis ma veel öelda tahtsin vahele, on see, et meil on tegelikult siin ka niisugune väike poll või küsimustik, et mudeli kasutamise kohta, kui teil tahtmist viitsimist on, siis alt saate polls sellest Zoomist ja võite vahepeal ära täita või siis ka lõpus. Niimoodi. Ja sellega iseenesest siis BIM-sheet'i koondamise funktsionaalsus ära näidatud. Nüüd, kui ma näiteks tahan siin Excelis midagi muuta, mingisugust näiteks siseseina part name'i või midagi sellist, siis jah, ma võin seda teha siin niimoodi sisesein lihtsalt kirjutan ja nüüd, kui ma sellele elemendile klõpsan, siis samune part name. Meil on näha. See peaks ka muutuma samamoodi kaasa. Okei. Et näiteks see part name, see siin muutus ka kaasa ja kui ma nüüd selle Exceli ekspordin ja uuesti impordin ja vahepeal on Excelis nad ära muutnud, siis ta muudab ka need Excelis tehtud asjad siin ära või näiteks olete betoonimarki muutnud. Siin näiteks ma arvan, et see konkreetne sein ei ole teistest võib-olla erinev, aga muudan selle margi eelarve mõttes nagu tagasi. Et selle muutmisega peab olema selles mõttes nagu ettevaatlik, aga see on võimalik. Nii. Aga nüüd veel üks väikene nüanss, et see ei ole küll SimpleBIM 9-ga otseselt seotud, aga küll aga mahtude arvutamisega, et kui mul see BIM sheet siin juba ees on ja mul näiteks on siin ka hetkel puudu õõnespaneelide brutopindala, siis ma lihtsalt näitan, mida SimpleBIM-iga on võimalik teha, et kui teil on mingisugused teatud loogikat, mille järgi te tahate mingite elementide mahtusid arvutada teisiti, kui need võib-olla projektmudelis on. Õõnespaneel on hea näide selles osas, et siin on näiteks üks kitsas paneel. Paneeli laius on 400, aga tõenäoliselt paneeli tootja mõõdab seda siis kas 600 või 1200 sammuga ehk et seda raha küsitakse selle paneeli eest pikkus korda 600 millimeetrit ehk et väike if-käsk Excelist. Aga mina olen tekitanud endal siia template'id alla ühe sellise käsu, kus on õõnespaneelide brutopindala. Lõpsan sellele automatiseeringule. Hetke mõtleb ja tulemus peaks siis olema see, et 600 nimi laiusega õõnespaneelid grupeeritakse ühte gruppi, 1200 teise gruppi ja arvutatakse siis neile uued brutopindalad, mida me siis tabelis kasutada saame. Nii, hetke mõtles, aga paistab, et nüüd on olemas 1200 paneelid. Siin sees võib olla ka mõni
tegelikult 800 laiusega või ka näiteks 610 laiusega on üks paneel, aga see klassifitseerub siis programmi mõttes 1200 laiuseks, sellepärast et tõenäoliselt nii selle eest raha küsitakse. Ja kui ma nüüd võtan kõik need õõnespaneelid, siis ma näen, et siia on tekkinud üks property set juurde, tulittek mahud ja siin näitab brutolaiust, õõnespaneeli brutopindala ja õõnespaneeli nimetust. Ja see grupp on siin samamoodi siis kasutatav, tõstame õõnespaneelid siia. Meid tegelikult siis huvitab praegusel hetkel ainult profiil. Pikkus võib olla informatiivne materjal ja siis õõnespaneeli brutolaius, brutopindala ja nimetus. Brutopindala summeerime. Tegelikult võime võtta siit ka näiteks projekteerija poolt pandud mahud, mis kõige ligilähedasem on tõenäoliselt net area bottom ehk et see pind, mis vastu maad puutub. Piltlikult öeldes, et ka see on siin vist ainukene projekteerija poolt võimalik sarnane mõõt, mis meil vaja on. Võtame. Niimoodi. Summeerime kokku. Võtame profiili järgi ka. Et ühte profiili on, ilmselt suht nagu lihtne. Ja kui me nüüd vaatame siin tegelikult seda mahu erinevust, et mis oli siis projekteerija poolt ja mis on siis selle loogika järgi, mis nagu tihti lepingu lisaks läheb, et siis siin on teatav vahe nagu sees. Ühesõnaga enda tehtud vahemitega on võimalik ajada arvutusi täpsemaks. Siin võib-olla muidugi eelarvestajad võivad ka kommenteerida, et kas mõttekäik on nagu okei ja mõistuspärane või räägin ma siin päris rumalat juttu. Et ma ise eelarvestamisega igapäevaselt küll ei tegele. Nii, ja proovime siis siia koondtabelisse ka õõnespaneelide brutopindala, millegipärast on kantmeeter, paneme siia ruutmeetri. Ja õõnespaneelid, pindala. Ja siia siis ka mingisugune maht tekkis. Mis siin nüüd halvasti läks, ei oska kommenteerida, aga igal juhul point endine, et mis on arvestatud, need peaksid siia tekkima. Ja nende vahel siis side selle tabeliga tekib. BIM-sheet'i poole pealt ilmselt isegi kõik hetkel. Uuenduste poole pealt veel näitaks seda, et kuidas moodi SimpleBIM võimaldab ka mudelit jagada kas hoone osadeks või haardealadeks, et ütleme hästi robustselt tahame arvestada siit mingisugust sellist osa hoonest ühe osana või ühe etapina ja teistsugust mingit suvalist osa hoonest teise etapina. Varem oli seda võimalik teha, selleks oli location editor, aga neid hoone osadeks jagamise asju oli võimalik defineerida läbi siis ainult nende clipping plane'ide või lõikepindadega, ehk et lõikepindadega näitasid ära, milline osa on üks etapp, milline osa on teine etapp ja sai selliselt seda asja teha. Nüüd on ja sai ka siis sisse tuua neid ruumideks jagamise ruumielementega kuskilt kolmandatest tarkvaradest. Nüüd on tekkinud siia sihuke võimalus, et on võimalik ka siin tarkvara siseselt joonistada neid mudelit jagavaid elemente. Create, model, horizontal, location prism. Esimene valik on kõige optimaalsem. Ma ütlen, et ma joonistan poolt maja defineeriva elemendi, hakkab pihta
esimeselt korruselt, Tekla puhul siin ainult 1-0 korrus ongi. Teklast tuleb mudeli puhul ja paneme siia kõrguseks 15 ja distance from bottom 1000 näiteks. Ja nüüd, kui ma võtan siit, hakkan mingisuguseid punkte valima, eks siit nurgast on valida. Niimoodi, alustaks uuesti. Okei, võtan esimese hooga. Väga kummaline, mis nüüd juhtus. Võtan kõrvalt korraks teise mudeli, vaatame, teeme siin kiirelt korda harjutust, et midagi läks seal natukene kehvasti. Nii. Võtame siit nurgast kinni. Tahame siuksed tüki teha. Siit ja no arvamegi, et näiteks sellise kujuga see peaks olema. Et nüüd siia siuke see ruumi element ka tekkis. Me tahame teise veel teha, siis võime teha ise niimoodi siia poole, võtame siit sellest nurgast kinni. Tahame selle teise maja poole teistmoodi ära. Ma siit ühe punkti jätsin vahepealt vahele, aga okei, see ilmselt on äkki arusaadav. Teise puhul paneme selle nimeks mitte pool maja, vaid see on teine pool majast. Nii, ja nüüd kõik need elemendid, mis jäävad siia selle ruumi elemendi sisse, saavad omale nimeks teine pool majast ja see on siis nii-öelda pool maja. Ja nendel piiridel, kus kohas, mis siin väljas on ja mis sisse jääb, selle koha pealt tekitatakse siis lõikepinnad elementidele ja arvutatakse uued mahud. Praegu on siin väga meelevaldne näide võib-olla, aga printsiibis nii on. Ja selle jaoks on siis resolve and split. Ja nüüd kõik lõigatud elemendid visatakse siis, või mis siia nende prismade sisse jääb, visatakse see included element aknas. Jääb siin hetke mõtlema. Nii, ja täpselt selline tükk lõigatigi siis majast välja. Lõpsan siin sellele elemendile näiteks, siis on tema nimetus teine pool majast. Kui ma võtan selle elemendi, siis on ta nimetus pool maja nii-öelda ja siia vahele jäävad siis mingisugused, on jäänud mingisugune siilakas, mis ei ole ei ühel ega teisel pool. Selline võimalus on siin tarkvaras nüüd siis ka olemas tekitatud. Palju see praktikas kasutatav on, eks, või kasutust leiab, eks siis seda on hiljem näha. Niimoodi ma siit selles osas tagasi siia, kus
siia esimese mudeli juurde, et ma arvan, et sellega on BIM-sheet'i osas jutud räägitud. Nüüd üks oluline uuendus, mis veel esimese hooga välja ei paista, aga mis võib kasulik olla, on näidatav arhitektuursete mudelite peale üleüldse. Ja selleks ma võtsin selle sama hoone arhitektuuri mudelisid. Ja siin on mul niisugune tavapärane arhitektuurimudel, kus on olemas ruumielemendid. Kui ma siit näitan, on olemas ilusasti aknad, uksed, seinad, aga coveringide all siin antud juhul on ainult triplaed, aga siseseinte nii-öelda covering elemente või siis katteelemente, viimistlust mul selles mudelis pole. Ja see on niisugune tavapärane olukord, et kui siseseina või siseviimistlust pole, siis viimistluse mahtude arvutamine keerukas. Nüüd on tekitatud siia run tool'ide alla niisugune asi nagu create space covering objects. Ja selle käsu eelduseks on see, et mudelis peavad olema olemas ruumielemendid ja peavad olema seinad, uksed, aknad, ehk et need ruumielementi piiravad elemendid. Aga kui need olemas on, siis on võimalik jooksutada see käsk. Ja sisuliselt tarkvara siis oma loogika alusel tunnetades siis ära, kus kohas on vastu ruumielementi uks ja kus kohas aken ja kus kohas sein, tekitab siis siseviimistluse mudeli lihtsustatult. Vaatame, kuidas moodi see välja tuleb meil. Praegu juhin tähelepanu 431 covering elementi on meil praegu mudelis, need ongi need triplaed. Ja nüüd kui raport tekib, mõtleb hetke taaskord. Kui raport tekib, siis ta ütleb, et 4782 uut coveringi on tekitatud juurde mudelis. Vaatame siis, millega tegu. Nüüd on meil 5213 ja üllatus, tekkinud on siis ka seina viimistlused. Võtame siit välja nad tegelikult. See 4782 on siis ilmselt need. Ma tõstan need siia eraldi aknasse, siis on nad eraldatud, on võib-olla see ülevaade sellest asjast natuke parem. Ja sisuliselt ongi nii, et seintele on tekitatud elemendid. Küll näen, et tegelikult siin peaksid ka aknad olema, miks ei ole aknaid, ei oska kommenteerida, et see tuleb alati kriitilise pilguga üle vaadata, kui palju ta kasutatav on, aga antud juhul visuaalselt ütleks, et lihtsam on siit natuke see võib-olla maha arvestada, aga ikkagi kasutada neid elemente mahuarvestuseks, kui käsitsi minna. Ja teine asi, mida ma praegu ei näe, on siin, et kõikidele ruumidele ei ole tekkinud siis neid laeelemente, aga see ei ole ka selles mõttes nagu teema, et triplaed olid meil nii mudelis olemas ja nii lae kui põranda katteid üldjuhul saab läbi ruumielementide pindala ka ju tegelikult kätte. Siin ma näen ka veel mingisuguseid seinte osa veidruseid, aga muus osas tundub, et see võiks olla kasutatav. Jah, tõsi, kui me nüüd siia selle elemendi peale klõpsame, siis ta tegelikult teab ainult enda korrust ja ta teab ainult enda kõrgust, laiust ja netopindala. Ehk et see, mis materjalist tehtud on, seda ta muidugi ei tea, aga siin jah, ilmselt on võimalik nagu kuidagi tuletada või natukene siin sorteerida, et milliste elementidega või milliste ruumidega piirnevad elemendid on ühest materjalist ja millised teisest. Materjali või nimetust saab siia alati juurde kirjutada, mitte ükshaaval, vaid võib-olla mingid asjad välja sorteerides. Ja
no näiteks et võtan sorteerin välja ja kirjutan siia, et on tegemist nimega reply'l ei taha. Midagi nihu. Siseviimistlus, ma ei tea, värv. Et ka see on niisugune natuke peidetud asi, et ma ei tea, kas keegi on seda kasutanud, võite see lihtsalt korraks käe tõsta, kui olete. Lihtsalt huvi pärast. Aga seda tasuks nagu katsetada. Nii, aga äkki mingisuguseid küsimusi kellelgi tekkinud. Tundub, et hetkel mitte. Et kes veel ei ole kasutanud, aga tekkis huvi justkui SimpleBeam'i tarkvara vastu, siis panen siia chatti ka selle trial'i allalaadimise koha lingi. On täitsa meil siin kodulehel olemas siuke koht, et on võimalik alla laadida SimpleBeam'i, kes BIM-tarkust tahab ammutada, siis meie YouTube'i lehel 1.2 võib leida kaasa arvatud SimpleBeam'i kohta ka selle salvestuse laadime siia tõenäoliselt ülesse. On selline plaan. Selle, mis SimpleBeam'is uut on, seda juba suuremas osas rääkisime ära ja näitasin ka, mida ma veel ütlen, et siin soomlaste kodulehel ja soomlaste SimpleBeam'i YouTube'is on ka nüüd uusi videoid tekkinud ja just nende samade teemade kohta. Ja nad on nüüd suhteliselt nagu siuksed söödavad või arusaadavad, et siin vanemad videod olid natukene võib-olla rasked, siis nüüd on nad kasutajasõbralikumad märgatavad. Ja jah, siin ülejäänud on juba siuksed pisemad muudatused, mille kohta saate rohkem uurida omal käel. Veel lõpetuseks natukene veel reklaami juttu selles osas, et kuna kogu selle mahuarvutuse ja selle teema kohta hästi palju küsitakse, uuritakse, siis otsustasime teha ka ühe sellise avaliku SimpleBeam tarkvara koolituse, et ehitusmahtude arvestamine IFC mudelist, sisuliselt sarnased teemad, nagu täna rääkisime, aga lihtsalt põhjalikumalt, et praegu käisime hästi kiirelt asjadest üle, aga saatan peitub detailides ja kuidas neid asju täpselt teha. Seda koolitada on plaan, kellel huvi siis 22 ja 29 kuupäevadel nii veebis kui ka füüsiliselt. 5,6 TP-d suudame anda selle eest, koolituse hind 500 €. Aga tänasele webinaril osalejatele otsustasime, et see hind võiks olla 400 €, kui kellelgi huvi on, et selle registreerumise lingi panen ka siia, et kui keegi tunneb, et on huvi või on keegi tuttav, keda võiks teema kõnetada, siis igal juhul võite infot jagada. Ja tänase veebiseminari lõpuks lubasime ka välja selle, et keegi osalejatest siis võiks saada ka tasuta pääsme koolitusele ja selle jaoks on mul tegelikult siin kõikide registreerunute nimekiri
ja tegelikult on mul siin olemas ka üks niisugune väike veebileht, mis siis loosib välja selle numbri siin. Ja refreshi, mis loosib välja selle numbri. Meid on siin, hetkel näitab 36 inimest. Mul küll kahjuks kõik ei ole kohal, aga ma panen selle numbri siia, teeme. Keegi võib rääkida. Mikrofoni lahti teha ja võib küsida julgelt. Aga seniks et ma genereerin siit numbri ja kui see inimene kohal on ja ütleb, et ta on huvitatud ja tahab tasuta koolitust, siis nii on. Kui inimest kohal ei ole, siis valime uue ja kui leiame kohalolija, kes siis soovib ka koolitusele tulla, siis nii ongi, siis võtame juba ühendust. 36 inimest on, kelle vahelt valime ja number 26. Korraks vaadata, kes meil siin siis on. Marko nimeline härrasmees, Markot täna ei näe. Katsetame uuesti. Number 3. Number 3 ongi Taambet. Meil olemas. Ei ole. Ma vabandan selles osas ette ära, et ma ei jõudnud siin nagu nende kohalolijate kohta eraldi nimekirja teha. Puine see asi, aga proovime. Veel 26. Juba oli, jah? 16. Niimoodi. Anette Uik. Anette on kohal. Ja, kas võtad vastu? Olen olemas ja. Okei, aga siis vist on ka inimene selgunud, et eks me siis võtame selles mõttes ühendust või peame sidet. Aga minu poolt suures piiris kõik. Kellel on küsimusi või tahab lihtsalt natukene juttu puhuda, siis ma olen siin veel mõnda aega olemas, et julgelt võib küsida, arutada ja kui tekivad kas kasutamise või katsetamise käigus mingisugused küsimused, siis ka julgelt helistage, kirjutage mulle ja üldjuhul olen ikka proovinud inimesi aidata, kui olen osanud parasjagu. Aga muus osas mina tänan teid tähelepanu eest.
Ma võtsin millalgi. Ja ma tegin ka kunagi seda.